üllastusteks valmis. Kuulbet. Tere tulemast vaatama ja kuulama NBA kõige võidujanusemad saadet Kuulbeti 6. viga ja miks see võidujanune on, siinkohal tervitan ka Reketit, kes on suur Kossu fänn ja enam-vähem tuntud Eesti räppar. Mis väga tuntud. Enam-vähem tuntud kui Otto. Alguses on näts. Ma lihtsalt tahtsin öelda sellepärast, et ma tõesti ei ole nagu kuulnud, et Reket nüüd viimasel paaril aastal teeks nagu suuri megahitte, et natukene nagu, kui ta tuli, mäletan muusikareenile võit ja tuli ühesõnaga suured hitid, siis nüüd on natuke maha vaibunud. Ta tahab rahulikult võtta, ei vitsi kogu aeg seal... Tahab korvpalli vaadata. Jah, ma loodan, et see on nii. Kes see Reket on? No näed, ära hakka pihta. Aga tõepoolest, nagu eelmises saatest lubatud sai, siis täna hakkame rääkima sellest, mis teeb ühest tiitlinõudlejast siis tegelikult tiitlinõudleja, et mis on kes on fake tiitlinõudleja ja miks ja kes on päris tiitlinõudleja ja miks. Aga enne, kui me sinna jõuame, siis mul on üks võlg eelmises saates, mida tahtsin ära klaarida, et kui nüüd siin on igasugused NBA auhinna edetabelid hakanud käima siin enne põhihooaja lõppu, kes keda ja kes on esimene, siis ütleme nii, et kaks kõige lahtisemat on siis parim siis pingimängija ja parim kaitsemängija. Pingimängija, vaid see parim treener olevat ka lahtine praegu veel, kuna see Pistons teeb nii kõva hooaega. Aga parim kaitsemäng on täiesti lahtine ja siin Tete, kes hakkas uuesti podcasti tegema, kellel lõppes ära moratoorium ESPN-i mitte valandamise, vaid koondamisteate tõttu ta ei saanud teha mitu kuud, mitte ühtegi NBA asja. Ta vahepeal kusjuures rikkus seda reeglit, ma vaatasin ta tegelikult nagu natuke Instagramis surkis natukene. Ühesõnaga, The Ringerisse läinud siis tööle Zach Love, kes hakkas uuesti tegema oma podcasti, kes on väga tunnustatud spordi Kossu ajakirjanik ja tema nüüd siis tegi nüüd üle mitme kuu esimese podcasti koos Bill Simmonsiga, kellega nad on varasemalt koos töötanud ja nii Simmons kui ka Love siis nüüd ütlesid, et kuulge, et mehed, mis me räägime siin Draymond Greenist või Jaren Jacksonist, parim kaitsemängija on parimas NBA kaitsetiimis, ehk siis ja see parim kaitsetiim on teistest mäekõrguselt ees. Tema nimi on Lou Dort. Ja nüüd ütleme nii, et kui mulle tundus, et juba hakkab seal libisema Evan Mobley kätte tegelikult see auhind, siis kohe pärast seda saadet Lou Dorti see betting suhe seal Vegase kontorites tõusis järsult väga heaks, ehk siis ühesõnaga tekkis mingi haip nüüd Lou Dorti taha. Ma tõmban kohe pidurit, et see on see sama lugu, et... Pikad võidavad. Ei, seda niikuinii, aga see on see sama lugu, et parim kaitsetiim on parim kaitsemängija a la Gobert ja siis MVP on võitja tiim ja lalala. See ei ole päris tegelikult nii. No vaatame, kes selle lõpuks saab, aga lähme nüüd ikkagi saate teema juurde ja siin ma palusin teilt mõelda 5 erineva nurga peale, ja hakkame siis kohe otsast pihta ja siis saame sükse mõnusa lühikese sisuka saate. Ja esimene küsimus mul ongi siis teile kõigile selline, et kui palju peab siis tiim võitma põhihooajal minimaalselt mänge, et sa usuks neisse päriselt kui kontenderisse, et kust jookseb see võidetud mängude mõttes taluvuse piir, võttes arvesse ka võib-olla vigastusi mõne tiimi puhul, kogemusi mõne tiimi puhul, mis on see minimaalne number, et sa usuks neisse kui kontenderisse? Hea tava on ju 60+, aga tänasel päeval mina ütleks, et 50 on absoluutne miinimum. Et alla selle ikkagi ei tule? Võib tulla, aga see on pigem erand. Mina vaatasin pigem nagu seda, et pigem positsiooni, kui nagu võitude arvu, vaid nagu positsiooni. Ja elu on näidanud top 4. Top 3 ikkagi? No, top 4 ka. Ütleme, et top 4 on hea nagu... Kui ma eksin õigesti, siis on ainult vist mingi 1 või 2 tiimi, kes on võinud allpool 3. tasetust. Jaa, aga samas me võitnud tiitli, eks ole, aga kui me räägime seal, kes nagu finaalidesse jõuavad ja seal mängivad pärast, on ja 6. meeskonda ka seal näinud, eks ole. 8. ka. Jah, harva. Ja aga oleme hiljuti, selles mõttes, et kui me võtame hiljutise NBA ajaloo, siis me oleme näinud Miami Heati seal, me oleme näinud Dallas Mavericksi seal, et see ei ole nagu paha üldse ja ma ise ütleks, et see 4 on, kui sa võtad, kui tihe näiteks ka lääs on, siis seal 4 hulgas olek on ikka päris kõva sõna.
Ja. Ma ütlen ka, et sõltuvalt olukorrast minul tunnetus on siuke 55 mingil põhjusel, aga ma ütlen ka sinna juurde, et esiteks maksimumpiiru ei ole, sest see ei näita midagi. Sa võid olla 73 võita ka ja saad tappa, eks. Aga 55 tundub siukene mõistlik minul tunnetuse järgi. Ja teine asi, mis võid juurde öelda, et võib ka olla 50 vabalt ja näiteks tuleb mingi põhivend tagasi vigastusest. Ja siis see tiim on kohe see nii-öelda 60 võidu tiim, vaata, no. Et see dünaamika mängib ka rolli. Kas te annate nagu selles mõttes rohkem andeks kogenud tiimidele võitude koguarvu mõttes kui noorematele tiimidele? Pigem küll. Võib-olla küll, jah. Eriti loeb see, et kas võistkond on varem jõudnud play-offis kaugele. Seal on ka ju näited see, et ei ole tiimil väga palju võite ja siis Lebron on tiimis, noh. Ja siis see oli vist Cavsiga oli vist nii. Üks aasta oli, jah. Et nad ei olnud üldse ju võite palju, aga siis hakkasid seal neid Torontosid ja kõikesi järjest võtma ja... Ma vaataks ka seda jälle oma nurga, ma olen see kuradi võõra nurga mees, ma ei tea, kuidas minust sükene saanud. Korvpallis vähemalt, aga et kogenematu tiim, ütleme siis, mis nagu tiitli võitudesse või sellesse puutub, et ma vaataks seda selle nurga alt, et ei pea olema tingimata, et noor tiim on võib-olla aine, et neil annan andeks, aga Detroit Pistons siis rast, eks, ja siis kogenematu, ega see ütleme nii, et Denver Nuggets tuli ju ka põhimõtteliselt ilma ühegi tiitlikogemuste mehega tuli nagu ju võitjaks lõpuks, et see kogenematust annaks nagu andeks, seal võib ju vette ka olla, aga need ei ole kunagi saanud, noh. No mina arvan, et minu kuidagi see mingisugune nagu vaimne kuidagi lätti, kui ma vaatasin nagu numbritesse sisse, et kui ikkagi tiim on võitnud alla 54 mängu põhihooajal, ega nad reeglina ikkagi tiitlit ei võida, nad võivad tõesti finaali saada, jah, see on nagu täitsa nagu tehtav, aga nagu tiitlit ikkagi pigem ei võida ja kui ikkagi tiim võitnud üle 60 mängu põhihooajal, siis no on üle 50% šanss, et nad võidavad ka tiitli. Et selle mõttes on juba Cavaliersil ja OKC-l päris korralik šanss, ma arvan, et Boston saab ka see 60 kätte, ma olen suht kindel, et on näha, et need kolm, ütleme nii, et neil on lihtsalt on juba puhtalt selle numbri pärast on oluliselt parem šanss kui teistel tiimidel. Kas sellel aastal, see on isegi pull küsimus, et kas sellel aastal Ida-konverentsi finaal on põnevam kui Lääne oma ja ma ei kiirusta sellele vastama isegi niimoodi jah. Et kui sa vaatad tiimi nagu võitude järgi, siis oleks automaatselt Boston ja Cleveland näiteks. Aga samas vaatad Läänet. Seal on võitude suhe madalam, selle tõttu, et seal on nii kõva lahing lihtsalt olnud ju. Võitude suhe madalam, samas esimese ja teise klubi vahe on mis 14 mängu või 13 mängu tänaseks. Aga ma ütlen, et see ei maksa mitte midagi, et play-offid on väga ju natuke teistmoodi korvpall kui põhihooaeg. Esiteks, et see iga tiimi nagu nõrkus tuleb paremini välja, tulevad nagu selgemalt välja ja lihtsalt ma ei taha mitte midagi, mitte kuskil ära sõnuda, aga seal ikkagi hakkab mängima ka see, kes sul nagu ikkagi võtta on. Et selle mõttes, et kui sul on ikkagi ongi Milwaukee Bucksi pool, eks ole, kui sul on ikkagi üks liider väljas, Jannis võib seal olla 3 Herakle seest ka mängida, aga ikkagi... Ta ei saa 2 kohas korraga olla. Ta ei saa olla 3 kohas korraga, et ei saa midagi pole teha. Just see hea parandus, et Jannis 2 kohas saab olla, aga 3 ei saa. Jah. Nii, lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Mis annab teie jaoks parima signaali play-offi mõttes? Kas tugev põhihooaja lõpp või pigem tugev põhihooaja algus ja keskpaik? Et kui te vaatate nagu seda põhihooaega kui tervikut, mida te rohkem vaatate, kas see, kuidas tiim hooaja lõpetab või see, kuidas tiim hooaega alustab ja keskel nagu mängib? Toib, ma alustan, et 2 asja vaatan. Kuidas alustab ja kuidas peale play-off breaki mängib? All-Star break, ma arvan. Ja. Sorry, minu viga. Et algus näitab ära, kuidas on meeskond nagu tervikuna hooajaks valmis. Kas nad on suvel õigeid asju teinud, kas nad on uued pusletükid liitnud, arendanud neid ja vahepeal on kasvuraskused, mis on täiesti okei ja kui peale nagu seda All-Star breaki, siis ju tegelikult kõik teavad, siis hakkab tegelikult 4. veerandajaga, eks ole, nagu ühe korvpalli nagu mängu mõistes ja siis 4. veerandajal ju tehaksegi sotid selgeks. No
päris viimast lõppu hooaja puhul tihti ei saa vaadata, sest siis tuleb keegi keeliga mängima. Pooled tiimid tulevad jah, nagu oleneb meeskondadest. Aga mina olen nagu selles paadis, et ikkagi hooaja viimased 20 mängu on olulised, sest et siis me näeme, et nad võitlevad oma koha eest seal play-offis, kõik tahavad ju raha, aga esimesed 3 ei võita tavaliselt ju. Ja seal ongi see, et kui pikalt sa siis esimene 3 oled, vaata, et kas sul on see loht, ütleme, et tänane lääne olukord on ju alates teisest kohast kõik on saadaval, eks. Et seal on nagu see koht, kus kõige play-offile lähedasem mäng hakkab siis pihta, ehk siis kaitsesurve tuuakse üles selleks, et saada koduväljaku eelis on sul front office'i ja omanike surve, sellepärast, et see tähendab raha ja see on nagu kõige lähedasem mäng siis play-offile, sest see kaitsesurve just, see läheb nagu esimesed nagu need veerandajad lähevad juba intensiivsuselt üles, eks ole, et me näeme, kuidas punktide arv hooaja lõpus kahaneb ja nii edasi, et ma pigem vaataks nagu seda, et nagu nii sa pead olema selleks hetkeks, mis ma sellest kuradi Charlotte'is seal hooaja lõpus vahinna. Et neil ei ole nagu nii mingit võimalust ükski aasta play-offi saada. Selles mõttes, et tõsi. Ei see ongi see, et ma vaatan parem seda sealt lõpust, et kes on siis sellel positsioonil, et nemad on play-offi kõrge koha nõudlejad ja hakkame siis sealt vaatama, mis nägu nad on, eks ole. Me nüüd nädal aega hiljem küll näitame seda saadet, aga meil oli just, et meil oli täisjõus Houston Rockets pakkuda vaadata Lakersi vastu ja Lakers võitis neid, eks. Ma arvan, et Udoka läks back to the book, vaatama, mis seal siis valesti nüüd on. Seda videot vaadati, seda mängu vaadati ka mitu korda läbi. Absoluutselt. Sellepärast, et Lakers ei mängid head mängu üldse kusjuures. Charlotte tõttu ma ei ole pikka aega siin eetris maininud ühte nime ja shout out Kemba Walkerile, kes viis selle õnnetu frantsiisi play-offi ühe korra. aga mina jälgin seda, et noorte tiimide puhul ma jälgin hooaja lõppu rohkem kui kogenud tiimide puhul. Et kogenud tiimide puhul ma arvan, et eriti kus on satsik, kus on play-off kogemustega tuumik, siis ma arvan, need tüübid nagu jah, nad võitlevad küll ka positsiooni nimel, aga nende jaoks see pole enam nii kriitiline, nad on olnud seal, nad teavad, mis hakkab pihta. Ütleme nii, et jah, parem asetus on tore, aga tegelikult see nagu nüüd kas 5. koht või 8. koht, nüüd play-in'id on selle vahe, aga ütleme nii, kas 4. koht või 6. koht, tegelikult nagu suurt vahet ei ole kogenud tiimide puhul. Et pigem on ikkagi see, et noorte tiimide puhul on näha, kui nad hakkavad hooaja lõpus seal komistama, puterdama, see kuidagi nagu, ma ei tea, keegi on vigane veel ka ja see mootor hakkab nagu streikima, siis noore tiimi puhul mul on küll see, et play-offid tulevad, et kas te olete päriselt valmis, et play-offideks, kui teil juba praegu on nagu raskusi. Aga kogenud tiimidega ma annan andeks selle nagu nõrgema hooaja lõppu, et pigem kogenud tiimide puhul ma tahan näha, et hooaja algus ja keskpaik on nagu tugev, et see tiim teab, kes nad on juba enda identiteedis kindlad, lihtsalt hooaja lõpp on vaja kuidagi ära veerda. Seal on üks nüanss veel muidugi, et üks asi on hooaja lõpp, teine asi on siis, kui see intensiivne play-off algab. Eelmise aasta Chet Holmgren näiteks, kelle jaoks, kes mängis 82 mängu, hooaja lõpus nagu ta seda märki väga ei näidanud minu arust, aga play-offis siis teises ringis hakkas see, kui näha oli, et vend on lihtsalt väsinud. Seda ta ütles ka pärast kuskil, et kett oli täitsa maas, et ei jõudnud enam. Mina hakkasin märkama märtsist, aga ma hästi ei pannud seda ise suure kellegi, kui ma vaatasin, et märtsist hakkas Chet Holmgreni ise muutuma ikkagi väga flatiks. Ja siis ma mõtlesin, saab näha. Aga läks nii nagu läks. Henri, kumbat sina jälgid rohkem? Siin on need käsitlused on kõikidest nagu võtaks nagu külge, aga võib-olla avaks seda sellest küljest, et Lebron ja see Nashi podcastis sealt hakkas üks mõte, et suvel on ainuke aeg, kui saab trenni teha. Et meistrid ikka ehitatakse pigem see suvel. Häid meeskondi saab teha veel selles vahetusaknas, mis on seal peale All-Stari. Eks seal on näide Tallas eelmine aasta, läks finaali. Võib-olla New York Knicks vist oli ka eelmine aasta. Aga seal enam ei saa teha väga suuri manöövrit reeglina. Pigem nagu mingisugune üks põhiviisiklane. Üks vahetuse. Just, et miks ma toon selle vahetusakna sinna automaatselt juurde, et ainult lõppu vaadata
vaadata, et pigem mitte, et seal sa saad ainult korrigeerida midagi, et sellise tuumiku sa paned ikkagi paika, et noh, kui suvel on hästi läinud, siis on Boston, et sa lihtsalt näed, et ta läheb lõpuni võib-olla ja Boston saab ju samamoodi parendada, eelmine hooaeg nad võtsid vist Tillmani juurde või kellele nad võtsid, nad ju, noh, et tegid ikkagi normaalseid asju otsa, eks ju, lihtsalt mida on lihtsam teha, kui neid ja samamoodi selles peale All-Stari saab tiime ka rikkuda väga edukalt. Et mina vaataks ikkagi, et algusest peale, et ikkagi mis peale suve on tehtud ja arvestan, et ikkagi meistrid tehakse suvel, aga ütleme häid meeskondi võib teha seal peale seda All-Star breaki niimoodi, midagi sukest. Nii. See on väga kummaline arvamus, sest et üldine arvamus on, et All-Star breaki ajal nagu suure muudatuse tegemisega keeratakse kõik vussi põhimõtteliselt ja võetakse endalt nagu see on väga nagu ütleme nii, kui see nagu muudatus on see, et tuleb katkise mehe asemel Luka Doncic, siis on nagu see võib olla ka kolossaalne muudatus, aga see on ikkagi ei olnud katki sellel ajal nagu väga, ta oli ikka üsna okeilt olnud sel hetkel mängus nagu, et no olgem ausad, minnakse all-inni ka, sest et ei teata, vaata. Jah, aga samas on ka nagu see näide, et noh, et kas küsime siis, et kas Lakers ei ole kontender? On küll, noh. Ja minu arust aina rohkem, mida rohkem neil iga mäng edasi, seda rohkem nad seda on, eks. Suvel arvas... Aga Tallas enam ei ole, see on nagu fakt. Aga seda me ei tea jälle, me ei tea. Me teame ju. Kus sa tead? Kas sa tõesti usud, et Tallas saab üldse teised, nagu ütleme, okei, play-innist imeb kuidagi edasi, aga siis, kas sa tõesti usud, et neil on mingi šanss üks võitki kätte saada? Okei, ühe võivad saada, aga 4-2 nad ei... Sellest hetkest, kus nad praegu on ju. Ida konverentsis võib olla teine riik, võib olla, aga see on ka siuka avants. Et nende ainukene võimalus on minna 8. sisse, ehk siis saada OKC. Sealt saavad 4-1 4-0 või 4-0, jah. Kui kellelgi on üldse võimalik... Houstonilt saavad ka 4-0. Kas ma võin rääkida? See ei ole venekeelne jalkapoodcast, kes kõik risti panevad siin. See juba panid ühe risti selle sama. Selles mõttes, et mõtte sellele, neil on OKC-l on ülitugev eesliin sel aastal. Kes eelmine aasta võitis OKC? Ja, siis Luka. No kuule, teine tiim natuke. Ja teine asi on see, et kui kellelgi üldse on võimalus see OKC kõva eesliin ära kustutada, siis on see Tallas ja siin on mingisugune PJ Washingtoni mingisugune fetisson, et sellele vennale meeldib kustutada OKC-d nagu ja OKC-le meeldib ennast lasta PJ Washingtonile ära kustutada. Ütleme nii, et üks asi on see, kui PJ Washingtonile viivab palle kohale Luka Doncic ja Kyrie Irving. Teine asi on see, kui palli viivab kohale Spencer Dinwiddie ja... No Dinwiddie ei ole paha, ta on nii alahinnatud mängija. Jaa, aga ta on... Ja Jaden Hardy. Ja teine asi, Klay Thompson on endiselt olemas ja Klay Thompson on olnud nendes olukordades väga palju. Mina ütlen ausalt, et kui tuleb Clippersi, Minnesota või Warriorsi asemele Mavericks, ma laulan Hosi Annat siin saates, ma olen nagu tantsin siin laua peal. Nii, aga mis... Ära selle laua peal, tantsisin päris kallis laua. Jah, liiga raske on. Aga kolmas... Paks ma ei ole. Jätame nüüd isiklikud solvangud kõrvale, Tallasel ikka ei ole võimalust. Nii, kolmas küsimus. Mis tiimstat me jälgime siis nagu hooaja vältel, et mida 6 viga jälgib, nagu kas see on see tiimi rünne, kas on see tiimi kaitse, nagu kas see on nagu top 5 kaitse, mis peab olema või top 5 rünne või mõlemad? Kas on see mingi tempo, millega mängitakse? Kas see on half-court ründe efektiivsus? Kas see on pallikaotuste arv? Et mida me jälgime, mis annab mingisuguse indikatsiooni, et tegemist on nagu ka play-offis väga austusväärse tiimiga, just nagu statistilises mõttes, numbrilises mõttes. Ma alustan seekord siit poolt, et ma ütlen nii, et traditsioonilist vaatad lauda, aga nüüd, kus see korvpall on, sa vaatad kurat kolmeseid, eks ju, et kuidas need sisse lähevad. Aga ma tahan öelda, et teatud olukordades, vaata, 3 ei lähe, vaata mõnikord. Siis on seda kuradi lauda vaja. Ja kui sa seda ründelauda kätte ei saa, siis on ikka väga pekkis. Kui ründelauaks, kui sa kaitselauda ei kontrolli, siis on pekkis. Ma näiteks ka kaitselaud, sest kui ma vaatan, et kes on head ründelaua tiimid, on kõik NBA halvimad tiimid.
on parimad ründelauatiimid. No, välja arvatud Rockets. No see tähendab, et nad on kogu aeg ründes. Kaitses ei ole. Ei, no see, et nii palju välja mööda vaata. Ja, see ka. Nagu see on see teema rohkem. Kui pallid lähevad sisse, siis ei ole lauda võtta. Aga mina vaatan küll ka kaitset. Selles mõttes, et nagu minul on ükstapuha, kui palju punkti Indiana Pacers viskab, nagu mina vaatan kaitset. Kui kaitse ei ole vähemalt, ütleme nii, et viimane piir minu jaoks on top 10, et kui tiimi kaitse ei ole, on see top 10 väljas, siis mul puudub igasugune usk, et see tiim võidab tiitli. Ma lisaksin siia selle, et tuleks vaadata kaitsereitingut teiste play-offi saanud võistkondade vastu. No seda ka, jah. Et see on nagu veel täpsem. Ma vaatan ka seda, kui hästi on tiim esinenud kõvade tiimide vastu, mis on tema win-loss saldo nagu teiste kõvade tiimide vastu, sest tõesti... Vahel tuleb neid Charlotte'i värke sisse või Washingtoni kaotusi. No midagi teha näiteks New York Knicks. Justkui ida kolmas, väga, vaatad, mõtled, et peaks olema mingi šanss, et saada konverentsi finaali. Mine tea, nagu kui vastastiimis on pool tiimi Laatsaar, et äkki saab ka finaali, eks ole. Aga ma vaatan nagu nende saldot tänavu kõvade tiimide vastu ja see on ikka väga õnnetu. Ja sellepärast mul puudub usk Knicksi tegelikult, et nagu ei ole neil ühtegi kvaliteetvõitu Clevelandi üle, ei ole neil ühtegi kvaliteetvõitu Bostoni üle, Oklahoma üle ei ole. Ühesõnaga mitte ühtegi sukest nagu signature win ei ole. Ja sellepärast ma ei usu Knicksi. Nii palju kui elu on näidanud reaalselt, kõik võimalikud põhjooja statistikad on täitsa mõttetu vahtimine. No mitte kõik. No enamus, sellepärast, et kui sa vaatad näiteks ma ise jälgin palju sa viskad, palju sa lased visata hooaja keskmised, eks ole, ja seda vahet siis jälgida, see näitab enam mingi kaitse net rating. Siis need olukord on näidanud nagu elu seda, et ajalooliselt, et kui algab play-off, siis need numbrid kõik tohutult muutuvad. Et see on täiesti teine mäng, et need vahed ei maksa enam midagi, kõige vähem maksavad need, kui palju see hooaja keskmine visatud punktide arv on, see kukub korinal sealt alla, eks ole. Et raske on, selles mõttes, et kõige lähemal võib-olla selle Henry pakutule, ehk siis kuidas sul 3 läheb, et... Aga kaitset sa ei vaata või? No kaitsereiting, nad ei mängi kuradi esimese poole ja nad ju mingisugust kaitset seal väga ei näita. Aga pallikaotuste numbrid sa ei vaata? Seda ma vaatan lihtsalt käperdajaid, et kuidas et Brown ei tohi vasaku käega põrgata. Mõned statsid on ju seotud ka, et vaata kuskil vist kunagi kalkuleeriti välja, et 27 resultatiivset söötu, siis võidu tõenäosus väga kõrge, aga see tähendab seda, et visel läheb sisse, vaata. Ja see, et kui lauda saab palju, siis see tähendab, keegi peab mööda viskama palju, et see on jälle, kõik on seotud. No mina vaatan küll natuke pallikaotust ja ma vaatan ka seda half-court nagu efektiivsust, kui on nagu teada, et see tiim on eelkõige kiirrünnakute põhine meeskond, et väga efektiivne kiirrünnakute lahenda, aga mis play-offis esimesena ära kukub, kiirrünnakud. Et kui half-court rünne näeb on nagu numbriliselt kole ja näeb ka nagu telekas kole välja, siis mul hakkavad tekkima nagu küsimused ja samamoodi pallikaotused ka, et kui nagu ikkagi tiim patustab sellega terve hooaja, see ei ole asi, mis paraneb iseenesest sul ära play-offis. See on harjumus. See on tiimi harjumus. Pallikaotusel on ka vahe. On, muidugi on, aga selle mõttes nagu süsteemne kaotamine. Kui tiim terve hooaja patustab pallikaotustega, siis see ei parane sul maagiliselt ära play-offiks, see lihtsalt ei parane. Tegelikult ma vaataks ka nagu... sa küsisid nagu selles suhtes sita küsimuse. Miks? Et sa vaatad statistikat, mis statistikat? Ma vaatan mänge, et kui ma näen mängu olukorda... See küsimus tuleb ka. Okei, no siis jõuame selle. Ma ütlen, ma sullale see küsimus väga meeldiks, aga seda ka, et kuhu ma tahtsingi jõuda... No tegelikult see Masulla teema on nagu õige selles mõttes, et Masulla see Exceli korvpall ja selle lahendamine, ehk siis see 3 usaldamine ja ta paneb sama Exceliga tegelikult läraki sinna play-offi sisse. Nüüd tuli meelde, 4. veerandi lõpetamised, et kui näiteks ühel hetkel öeldi Steph Curry'le, et te olete 4. veerandil mingi 0-11, kui te juhite või midagi sihukest ja siis ta oli täiesti löödud nagu, et see tähendab, et 4. veerand on pekkis neil, vaata. Ei suuda mänge lõpetada, vaata. Siis see on ka sihuke asi, mis näitab seda, et midagi tiimi keemias või seal lõpud ei tule välja. Ja kui klatš on nagu pekkis, on ka halb märk. Hea, et sa Henry selle sisse tõid, et
nüüd neil tuli ka veel peale Butleri lisandumist on tulnud selliseid võidetud mänge ära antud, aga hooaja keskel oli neid ridamisi võidetud mänge ja siis on võta välja jälle sealt samast ristist, mis aga kas ta, kuigi me ütleme, et see numbrid põhihooajal nagu justkui nagu loevad vähem, siis nagu üks kõige kuulsamaid võiduvalemeid on põhihooaja nagu numbrite põhjal Phil Jacksoni reegel, et võida 40 mängu enne 20 kaotust, oled kontender ja nii ongi lihtsalt. Kas te sellega olete vähemalt nõus, et Jacksoni elu on näidanud seda. Ja. Nii, lähme edasi 4. küsimuse juurde. Mida siis peab top 7, top 8 mängijate või siis suurte play-off kogemusteta tiim ikkagi põhihooajal tegema, et ei julgeks neid kuulutada südamerahuga vähemalt finaali? Mida nad peavad põhihooajal tegema? See põhihooaja koht on seal nii halb. Et põhimõtteliselt ei olegi võimalik põhihooaega nagu nii palju ära teha. Mul on vastus olemas. Ootad, et eelmine aasta on nagu... Okei, vastake teie. Põhjapanevaid järeldusi loomulikult ei saa teha, aga ikkagi see näitabki põhiturniiril tehaksegi esmased jõujooned pannakse ju paika. Laotakse vundament. Ja täpselt. Ja kui sa hakkad soo peal maja ehitama, siis sealt ei tule. Tead, mis... Ma tahtsin öelda shoutout Leedul. Mul on kavalus vastus ja see praegu formuleerus mu peas on... Sa pead tooma tiimi Toomas Iisalo, kus üle top 8 mängijat ja sa pead trenni tegema ära suvel, aga sa hakkad seda mängima alles lõpus. Ehk siis, et teised tiimid ei saa kohaneda sellega. Ehk siis, et see oli ka näha, et mida Memphis tegi alguses, seal ütleme 40 mängu oli, liigal oli probleeme sellega toime tulla. Ja kui see Iisalo, nagu ütlebki nagu seal Rocki filmis oli, et ma õpetan su vasakukäeliseks, aga sa kasutad seda ainult ühe korra, vaata, ja siis kui sa pöörad ümber, vaata, selle ründaja, siis su vastane on nagu täiesti sassis. Vaat see on siis ainukene variant, kuidas sa taktikaliselt ära kasutad. Nii, aga nüüd Ardo küsimus ka, et mida sa siis vaatad nagu nendest mängudest? Mis sa põhihooajal vaatad nagu siis oma silmaga sealt telekast või arvutiekraanilt või oma telefoni-ekraanilt vahet pole ja mis peab sulle silma paistma, et sa usuks neisse kui play-off tegijasse? Seda, kuidas nad lahendavad probleeme. Et kui on probleem võib olla näiteks Nikola Jokic. See on probleem, on ju. Et kuidas sa lahendad tema küsimuse ära? Et kas sa oled saanud temaga hakkama või sa ei ole saanud temaga hakkama? Kuidas sa neutraliseerid mingid vastase ründe probleeme? Vaata kaitset just. Et mingisugust asja ju tehakse, ega nad kõiki mänge ka nagu mütsiga lööma ei lähe. Ja siis ma vaatan, kuidas su pingi sügavus on, sellepärast, et play-offis hakkab see mängima, sest et mängud on väga tihedalt ja väga rasked kõik, siis hakkab mingi hetk nagu pink mängima. Ja teine asi, kuidas sa mängu lõpud ära kannatad ja lahendad, kui läheb tihkeks nagu, et mis siis toimub nagu. Et need on nagu olnud need momendid, mida saab nagu kaasa võtta play-offidesse ka. Mingi punktide viskamine, see, ütleme, kuidas 3 läheb, see sama mingi Masulla värk on, või et ütleme, Bostoni puhul nagu oli üks, kes oli nüüd üle-eelmine aasta, oli see, kui Tatum iga aasta mingi slump tuleb sisse ja et kus see slump on, nagu, kus see asub, kas ta tuleb välja sellest, eks. Ja nüüd pole vahet, nii palju viskaid. Et ma vaatan selliseid asju, et kui ma näen seal nagu, et see on päris hea, on ju, et siis see võetakse järelikult ju ka play-offi kaasa, et... Erki, mis sina telereekraanilt vaatad või arvutiekraanilt? Kui palju on treeneri kaotusi, ehk siis kui palju mängu lõppudes, võtame see sama, kui Curryl on küll sõrmused olemas, aga nagu ta ei ole tegelikult ju top 3 treener hetkel NBA-s. Olgem ausad. Steve Kerr? Jah. No võib-olla, nii. Et ta on ikka, okei, seal on erinevad tegurid, treeneri küll ei mängi, aga ma ütlen, need samad hooaja keskel saadud sellised nõmedad, tõesti rumalad mängude äraandmised, et see nagu meeskonna keemiale ei mõju tegelikult hästi. Mis siis, et seal on võib-olla väga lihtne ja loogiline seletus on, et siis jälle need kohtunikud või on siis kellegi vigastus või mis iganes. Et see on nagu natuke pahamaik. Aga mida ma nagu vaatan ja välja toon on see, et kas meeskond toetab kaitses üksteist, kas nad teevad kas või selle
mitte nagu väikse sammu või kas või selle pette, et nad tulevad appi, et sellised asjad on üliolulised. Mis sina vaatad? No ma olen nagu teiste meestega nagu nõus, ma midagi unikaalset siia ei suudaks isegi välja tuua. Mina vaatan seda, kuidas olulistel hetkedel mängivad kõik need, kes ei ole tiimiliidrid. Ehk siis kui võib-olla mingi üksikud erandid välja jätta nagu a la James Harden võib-olla eelmisel 10, siis enamik superstaare on superstaarid ikkagi play-offiris edasi ka olulistel hetkedel, et nemad reeglina ikkagi tehakse oma ära, et jah, on erandeid, aga erandid kinnitavad reeglid, et superstaarid teevad oma ära. Aga ma vaatan seda, et kas rollimängija on kindla käega, kas number 2 mees või number 3 mees teevad enesekindlad otsuseid, võtavad otsuseid kindlalt vastu, isegi kui läheb mööda, siis on näha, et seal on nagu mingisugune mõte selle nagu käigu taga. Ja siin ongi näiteks see, ma arvan, näiteks OKC, vaata, et suurim proovikivi ongi see, et kas ta tänavu Chet Holmgren ja Jalen Williams olulistel hetkedel kangestuvad või mitte, sest Shea teeb oma ära tõenäoliselt. Aga kas teised teevad ka oma ära? Et see on see küsimus, et Dallas Mavericks, eks ole, et OKC põhimõtteliselt andis nagu väljakutse, et me anname Lukale ja Kairile niimoodi tuld, et võt nende 2 kuti pärast me ei kaota, aga kui me kaotame Derrick Jonesi ja PJ Washingtoni pärast, kurat me kaotame siis nende pärast ja kaotasidki. Et selles mõttes, et ma vaatan ka, et kuidas kui enesekindlalt näiteks Christian Brown võtab otsuseid vastu, kui enesekindlalt Michael Porter Jr. mängib üldse oma tervise tõttu või siis oma enesekindluse tõttu. Kuidas Peyton Pritchard parajasti vormis on. Ja kui kõrgele hüppab Gary Payton junior. Samamoodi ju ka oli see Bucksi aasta, eks ju, siis oli ju Holiday, siis oli Middleton, eks ju, Lopez, eks ju. Portis tegi seal häid mänge. Absoluutselt, et sul peab olema neid vendasi, kes lihtsalt ootamatul hetkel ütlevad, anna pall mulle. Ja see ei ole Jannis või mingi vend ja kui siuksed vennad tulevad välja, siis on võimalik tiitel võtta. Sest neil ei ole tavalist vastust olemas. Jah, sest igal kõval tiimil, tiitlitiim, peaaegu kõigil on olemas igaks seeriaks mingisugune 1 või 2 vangerdust, mida hoiti konkreetselt selle vastase jaoks. Denveril oli ju see Brown ju, see kauba. Denveril oli üks mäng, ma mäletan, tuli vist, Portlandil oli see Denveri vastu, kui Portland see lääne finaalis, ma mäletan, et Portland oli vist Denveriga poolfinaalis, lääne teises raundis ja siis see oli mingi 4 lisaajaga mängis, kõik, nii Portland oli väsinud, Denver oli väsinud, kõik võtsid, millal see mäng ometi lõpeb, et CJ McCollum ei lubagi selle mängu kunagi lõppeda ja siis tuleb kuskilt Portlandi pingi sügavust välja Rodney Hood, kes hakkab lammutama 3-stega, et ma mäletan seda mängu. Okei, mul on veel üks küsimus. Selle sama teema lõpetuseks, et see sama Podziemski, keda te arvate, et ma nagu vihkan ja ei meeldi, siis temal on ülioluline roll just ma ei näe, playoffis ta võib-olla kaob sealt algviikust ära, mis on sõltuvalt match-upist, eks ole, aga tal on ikkagi jätkuvalt ääretult oluline roll seal pingilt palli valdamine, pingilt palli õiges kohta panemine ja ka ise peab ära koputama. Kusjuures enne, kui ma olen viimase küsimuse juurde, kas sa ei arva, et Jonathan Kuminga agent tegi talle väga-väga suure karuteene, kui ta ühesõnaga Warriors pakkus suvel Kumingale lepingut 4 aastat, 110 miljonit või 100 miljonit. Arvestades seda, Kuminga on siin olnud mõnda aega ära ja vaadates, mis on Kuminga roll olnud praegu Warriorsis pärast Butleri tagasitulekut, ikkagi üsnagi sekundaarne roll, siis ma arvan, et tema on meie uus Nerlens Noel on see Kuminga, et tema saab siin suvel vastu pükse ja vastu särki. 100 millide küll enam ei näe. Mingi 50 milli, aga ma arvan, et Kuminga on suka... Ta tegi lepingu ära, ehk siis tema... Ei, ta ei teinud lepingut ära. Lükkas tagasi? On huvitav, miks siis teda ära ei vahetatud? Ta tegi täpselt sama vea, mis Schröder. Et agent hakkas ütlema, kuule, et oota veel. Aga ma arvan, et näiteks Kuminga ongi, ta on nagu minu jaoks on selle Warriorsi tiimi nagu Otto Porter Junior, nagu oli 2 aastat tagasi, et Kuminga on see üks X-faktor, sest et ta on näljasem võibolla play-offides ja ta võib a la Wigginsit teha, sest Kumingal on need eeldused olemas a la Wigginsi, mäletame seda Wigginsi, jah. Absoluutselt. Kes on Cavaliersi see pingi huvitav, see X-faktor, kes nagu võib hakata ära rötstama? See on see Wade või? Või Jerome Wade, jah.
eriti või Max Truss äkki isegi või? Struss on praegu algviisikus. Aga kui Hunter tuleb tagasi, ma arvan, et Hunter on juba tagasi. Praegu Hunter tuleb pingilt, jah. Ja Hunter on viimased 2 mängu pingilt tulnud. Ta on mul fantasy's, ma tean. Okay. Viimane küsimus ja nüüd see on oluline, sest kui me see saade läheb eetrisse, on põhimõtteliselt play-in juba uksele veel. Play-in'i talgavad, jah. Millise signaali annab play-in või avaraund tiimi play-off edukuse potentsiaali kohta? Et mida me otsime avaraundist või play-inist nagu märkide mõttes, et see on nagu liiga lihtne vastus, et 4-0 või 4-1, et see mõttes no shit, et siis ta on nagu tugev soosik. Esiteks me räägime ju, mis teeb contenderist contenderi ja ma loodan, et ma eksin, meile kõigile meeldivad muinasjutud ja sellised underdog värgid, aga need tiimid, kes alustavad play-inist, need ikkagi sinna konverentsi finaali, mina ütlen, et ei jõua. Reeglina ei jõua. No mitte reeglina, et sel aastal ma ei näe neid. Ma ei näe, idas on need nii nõrgad tiimid. Kui sellest lääne puhul ma ei oleks nii kindel kui Timberwolves välja jätta, kui ta jääb sinna või Clippers, kui need 2 välja jätta, siis teistel ma ei näe šanssi, et nad teisest ringist edasi murraks. Aga kui Warriors jääb 7. ja on play-in'is? Warriorsil on teine lugu, nendel on need asjad olemas, vaata. Nemad teavad, mida teha ja see on see sama asi, et nad mängisid ühte play-in'i ja kui see Clay ei oleks lihtsalt sihik täiesti kapa kohilasse olnud, siis see mäng oleks olnud hoopis teine. Clippersile kirjutan küll alla, et nad vist võitsid nüüd Kawhi 7 mängu mängis järjest, nad ainult võitsid. Kui Kawhi on mineku... Kawhi näeb väga hea välja praegu. Väga hea Norman Powell on tagasi, see on teine oluline aspekt selle Clippersi mängu puhul. Ei, Clippers on väga ohtlik. Nagu, siin oli ju mäng nendega ja oli ka väga ohtlik. Ma ütlengi, et nagu mina nagu Oklahoma fänina nagu päriselt kardaks, kui Clippers tuleb vastu avarundis, sest nad just mängisid omavahel ka ja oli väga-väga raske võita, et Shea pidi nagu põhimõtteliselt panema kõik endast välja. Ma usun, et Oklahoma fännina sa kohe kindlasti ei taha ka Warriorsit saada. No jah, neid ka ei taha. Ja ütleme nii, et Minnesota ei ole ka kõige meeldivam. Ma kardan Kawhi'd rohkem kui Steffi millegi pärast. Nagu, kurat, see on see robot, kes, kui ta on nagu kui ta on raundi terve, kui ta on ühe raundi terve. Aga me eile öösel nägime, kui Steph Curry hakkab jälle 2K NBA-d mängima, siis seal ei ole mitte Kawhi on lihtsalt 2,5 platsi. Ta on lihtsalt 2,5 platsi. No tal ühel pool ei ole ikkagi sellist... Ja Kawhi on Harden ka. Hardenit ma ei karda nii väga, aga Kawhi'd ma kardan küll. Argo, mida sina vaatad play-inist või avaraundist ja mis on selline märk, et okei, these guys are serious? Ja kas avaraund üldse nagu on piisav indikaator? On küll, mingi indikaatorid on, see on selle pärast, et ütlen, play-off hakkab teises taktis üldse pihta. Ütleme, kui play-in, eks on ju. Aga play-off hakkab hoopis teises taktis pihta, me ikkagi peame avaraundis, ütleme, kui läheb see 1. ja 8. kokku, eks. Siis me näeme ära mingisuguse esimese indikatsiooni sellest, mis nagu see esimene koht on. Et kas nad tulid nagu are they serious nüüd, kui nagu tegelikult ükstapuha kelle vastu või kes siis nagu nii-öelda containeritest, eks, mismoodi nad siis mängivad. Et siis on näha, et kas see oli päris või see oli lihtsalt põhjooja joppamine nagu. Ma jään natuke eri arvamuses, sest ega see mängujoonis neil nagu otseselt, nende mängujoonis ei muutu, lihtsalt kaitse läbi. Kaitsesurve, et kuidas sa tuled näiteks toime mingisuguse kaitsesurvega, mis su peale pannakse, eks ole, et see, mina arvan, on päris hea indikatsioon, ütleme isegi selle 1. ja 8. koha vahel on, et mis sa siis teed, mis on sinu lahendus, et siis hakkadki nägema neid, et kuidas see probleemi lahendada, on. Et ma mäletan, oli üks jube hea seeria, oli minu arust Toronto ja Celtics kunagi, kas oli Mullis äkki või? Kus see malemäng käis edasi Stevens versus... see oli Toronto esimene aasta pärast tiitlivõitu võib-olla küll, jah. Et oli nagu päris turske male käis, nagu muudeti kogu aeg nagu neid jooniseid oma vahel. Et kes suutis nagu paremini mängida, et nagu, see oli nagu üliäge vaatamine, see male, mulle meeldib sellised asjad. Ja üldiselt, ma arvan, et see on päris hea indikatsioon siiski sellest, et are you serious nagu. Et eelmine aasta samamoodi, lauldi ju terve hooaeg otsa, et Boston on nagu tiitli küsija, eks ole, ja siis, et tavai, et mis nägu te siis olete seal esimesel ja olid väga tõsist nägu, eks ole, et midagi ei ole öelda.
ja pärast nad tulid ju praktiliselt nulliga läbi kogu sellest pullist, eks, et siis vaatasidki seda pulli ja juba esimesest raundist nagu vennad panid nagu gaasi põhja. Mul on muidugi ka see, et see aasta, millest me näeme läänes ja idas nagu selles mõttes natuke erinevad indikatsioone, et ütleme nii, et kui Joukis siin näiteks, ma ei tea, alistab nagu semiveenvalt ära Clippersi või Warriorsi või Timberwolvesi, siis see on ikkagi tõsine märk, samas kui Cavaliers nagu alistab nagu tõsiselt või siis nagu semitõsiselt ära Pulsi. Nagu Orlando või Miami, ja siis teises raundis kas Pacersi või Pistonsi, ütleme nii, et minu jaoks nagu see ida puhul on ikkagi teine raund juba annab tegelikult indikatsiooni küll kätte, aga ma kardan, et idas võib-olla see nagu päris nagu lakmustest ongi see idafinaal, et nagu me saame nagu siis nagu selge pildi nagu vähemalt Cavaliersi puhul, ma arvan, me saame selle... ei ole päris nõus. Nagu Cavsi puhul konkreetselt. No Cavsi puhul kes sealt tuleb, Orlando või? No Orlando või Miami või Atlanta või ma ei tea, kes. Kui on Orlando, siis ma võtaks tõsiselt nagu seda. Atlantat ma võtaks väga tõsiselt. Atlanta on ikkagi olnud ju nagu nii-öelda klaaslosside nagu täiesti purustaja ju siiani play-offides. Täiesti teine meeskond. 2 korda Clevelandi võitu või midagi teda võitsin. Ei no jaa, aga nad on, ma ütlen, mis nad enne play-offides teinud on, et Aistri tuleb jälle välja ja lõhub kõik nende meeste unistused ära seal. Ja mina seda võtaks küll väga tõsist, kes kurat Atlantaga kokku läheb, seda seeriat peab nagu vaatama, eks. Ja ütleme, kui Orlando on teine, Orlando on ka suur, ta on ikka suur ja kaitse... Nad on nii kehva viskepoost. Ja, aga kaitse poolest on hea. Ei ole olnud viimasel ajal hea, kui Pitatsa läks pingile, läks pekki. Nüüd on tagasi natukene. Nad korrigeerivad asja, ei ole hullu. Nagu. Ma arvan, et seal on indikatsioonid ikkagi olemas, sest et see play-offi korvpall, see on nii kaitsepõhine. Mis nagu teisel pool läänes nagu on, eks. Kõik raundid on, ma arvan, me oleme siin juba karjunud teineteise peale seda, et see Tallas versus OKC ei ole midagi väärt või on ta siis midagi väärt, eks. Siis minu arust on, ta näitab ära siis, mis see eesliin seal, kui ma olen ise ka laulnud seda laulu, et OKC eesliin on julm, siis vastu tuleb liiga parim eesliin, et show me something siis et olete kõvad või ei ole või peab jälle SGA kogu mängu otsustama, eks. Aga ei tohi unustada, et see on PJ Washington. Mina küll vaataks seda seeriat. Ja siis mõttes mina reaalselt vaataks seda seeriat. Play-offides me vaatame kõik seeriat. Jah, mul ei ole vist jah. Mina lihtsalt loodan seda seeriat. Mina vaatan seda seeriat juba sellepärast, et Nico Harrisoni nägu näha. Sealt saab head meemid jälle. Ei, kurat, seal on Anthony Davis siiski ja värki. Me saame näha, see saab olema huvitav, igatepidi huvitav. Ja mis OKC puhul minu arust, kui see Tallas tuleb sellise kuradi niimoodi, et Lively tuleb pingilt veel, ja neil on noored veel pingilt ja seal on Clay taga ikkagi ja mingid värgid, siis see saab huvitav olema, see saab olema huvitav. Huvitav 4-0, aga siis sellega... See ei saa olema, ma ei usu, et see saab olema nii julm ülesõit, et kõik mängud on mingi 30-sed ketukad. Nad pingutavad täpselt nii palju, et 4-0 ja vahed võivad jääda seal, võib-olla parimas mängus seal saavad äkki lisaajale, aga that's it. Ma toon ühe mõtte juurde, seda vist võib-olla mainitud, et me ei vaata seda seisu, aga ma vaatan, et kui varakult hakkab mängima tiim mingid 7 või 8 mehe kossu. Et kui ta hakkab seda kohe esimesest ringist pihta, siis see on halb enne. See on väga hea point. Et jah, et see on ka nagu ja siis nagu sellest tooajast, et 3. SL on OKC-l mingi loputas ikka siin vastasel. Et seda ma vaatan kohe, et seal sa hakkad vaatama nagu Usain Bolti jookse, vaata, et kui ta poolfinaalis vaata sörkis üle finaali, et sa lihtsalt näed, et ta ei pinguta, et umbes siuksed näited. Ei näe, selles mõttes, et ikkagi ega olgem ausad, ega see OKC läheb ka 8 mehe rotatsiooni peale mingi hetk. Jah, mingi hetk läheb, jah. Ja neil on ka üks suur tükk nüüd puudu, eks ole, tegelikult Williams. Tuli tagasi. Tuli, jah? Jah, juba. Et siis nad ma arvan, lähevad kuskil 8 peale, aga nad peavad arvestama sellega, mis oli neil eelmine aasta saatuslik, see Chet Holmgreni väsimus, eks ole, ja need on kõik noored tegelikult seal. No tänavu Chet Holmgren ei saa küll olla väsinud. Ei saa olla, ta on ja... Ta on pigem katki natukene kui midagi. Aga küsi koosseisu kohta ka ikka, kas peab olema vett ja värki? Muidugi peab vett olema. No kui palju siis peab veteran olema? Vaata, mina selle küsimuse jaoks, mille ma siis ise tegin iseenda jaoks, selle jaoks ma nagu mõtlesin natuke.
ja see elu on näidanud kuidagi siukest viimasel ajal just, ütleme Bostoniga. Bostonilt ju oodati aastaid. Oota, ma küsin vahepeal üle, et Erki, sul läheb kuskil 9 või? Me teeme ära selle. Okei, nii. Siis on niimoodi, et talverehvid kuluvad, aga pole hullu. Siis Boston käis korduvalt finaalis, eks ole. Tallas, me eeldasime, et Tallas jääb kokku, Tallas käis eelmine aasta esimest korda finaalis. OKC ei jõudnud isegi konverentsi finaali. No jah, aga see ei ole finaal, eks ole. Et kui kaugele nemad peavad jõudma, et võita tiitlit nagu, et kas nad peavad ikkagi, see koosseis, seal on Caruso on ainuke, kes on sõrmust lähedalt nagu saanud katsuda ja tal kodus on, eks ole. Aga ma ei usu, et teistel seda katsuda sealt laseb, sellepärast nad ei ole seda veel ära teeninud. Aga tema ei ole ka see mees, kes on see vett, kes on see hei, mina tean, mis teha, kui finaal tuleb. Et ei ole see treener selline, ei ole need mängijad sellised. Et kui palju, kas nad peavad saama selle finaali kogemuse enne ketuka näol kätte või purjetavad kohe nagu lõpuni, sest et olgem ausad, tol aastal, kui Golden State võitis, vaata Bostonit, Boston oli ju selge favoriit tegelikult. Lihtsalt Janis tappis nad maa. Ei näe, see valele poole pöörasin tooli. Selles mõttes, et kuradi Boston läks sinna seeriasse favoriidina sisse. See oli favoriit, aga Janis oli muidugi nad hirmus ära lõhkunud enne. Kuule, ma räägin, videomänge hakatakse mängima play-offis ja kui seal läheb videomängude mängimiseks, siis... Ja, aga neile keeratigi põhimõtteliselt kogemustega nagu ära. Nad läksid sinna ja kogemused mängisid neile tegelikult nõrgem tiim, pani neile kogemustega... Tugevam tiim on ikka see, kes võidab. Et me ei saa öelda, kes on nõrgem. Jah, sel hetkel oli tiim see asi. Tugevam tiim ja seal on nagu see, et 90... palju me pärast ei kire. Ja, aga 90-ndad on möödas ja Michael Jordanid ehk siis SGA-d ei võida üksi finaale. Et seal on vaja ülejäänud koondis peab tegema väga tugeva... Scottit on vaja. Seal on rohkem kui Scotti, seal on Rodmanit vaja, seal on Kukotsit vaja. Ron Harperit. Ja, kõik on vaja, Steve Curry on vaja. Need samad stereotüübid peavad ka tänapäeval tänases korvpallis olema ja nii lihtne see on. Ja eelmine aasta Bostonil olid kõik need tükid, olgem ausad, neil oli rohkem kui vaja. Vähemalt esimeses mängus. Sellel aastal on ka. Elame näeme. Aga näeme, kes siis lõpuks avaraundisse meile muljet avaldab või mitte. Erki on siiani veendunud, et Golden State võitab see aasta sõnum. Me jookseme laiali enne, kui me tülli lähme. Aitäh, et kuulasite, aitäh, et vaatasite. Tšau. Tšau.